Tervist! Täna räägime ühest Euroopas suurimast keelelisest müsteeriumist. Kujutage korraks ette ühte perekonda, kus pereliikmed omavahel räägivad, aga mitte keegi ei saa mitte midagi aru. See ongi põhimõtteliselt lugu soome, eesti ja ungari keelest. Nad peaksid olema nagu sugulased, aga kõlavad üksteisele jaoks täiesti võõralt. Ja siit see segadus algabki, geenid räägivad üht, arheoloogia teist ja keel ise kolmandat lugu. Ja teate, täpselt nii ütleski üks ungarlane, kui ta esimest korda soome keelt kuulis. See lause tabab otse naelapea pihta. Kuidas on see võimalik, et keeled, mis on väidetavalt sugulased, on üksteisele nii arusaamatud? See ongi see vastuolu, mille kallal teadlased on aastakümneid oma päed murdnud. Just nimelt, see on see küsimus, millele me täna üritame vastuse leida. Ja ma hoiatan ette, see vastus viib meid rännakule tuhandeid aastaid minevikku ja tuhandete kilomeetrite kaugusele. Nii et hakkame aga minema. Kõigepealt teeme selgeks, kes on kes selles loos. Kuigi me räägime neist kolmest keelest tihti kui ühest perekonnast, siis tegelikult on nende omavaheline suhe, see on natukene keerulisem. Kõige parem on seda vist ette kujutada ühe perekondliku võrdluse kaudu. Mõelge sellest niimoodi. Soome ja eesti keel on nagu õde ja vend. Nad saavad teineteisest kuidagi aru, eriti kui rääkida aeglaselt ja kasutada lihtsamaid sõnu. Aga ungari keel on see kauge nõbu, keda näeb ehk kord 10 aasta jooksul suguvõsa kokkutulekul. Nende ühine esivanem on lihtsalt liiga kauges minevikus. See keeleline arusaamatus pole aga lihtsalt mingi huvitav faktike. Ei, see on osa palju suuremast teaduslikust mõistetusest, mida tuntakse Uurali probleemi nime all. Ja see on probleem, mis on teadlased ikka korralikult tülli ajanud. Ja siin ongi asja konks. See pole ainult keele küsimus. Geneetikud vaatavad soomlaste DNA-d ja näevad üht lugu. Keeleteadlased kuulavad keelt ja näevad teist. Ja siis tulevad arheoloogid, kes kaivavad maapõues välja asju, mis räägivad hoopis kolmandat lugu. Ja need 3 lugu, need lihtsalt ei klappi omavahel kokku. Jah, kui me vaatame Euroopa kaarti, siis see olukord on ikka päris eriline. Soome ja eesti keel on nagu üksik saareke keset hiklaslikku Indo-Euroopa keelte ookeani. Rootsi, Saksa, Vene, Läti, kõik on ühest perest. Ja siis oleme meie. Täiesti teistsuused. Kuidas see üldse võimalik on? Ja asi läheb veelgi veidramaks, kui vaatame geneetikat. Soomlaste DNA on Euroopas täiesti erandlik. See ei sobitu ümbritsevate rahvastega. See on segu väga vanadest Euroopa geenidest ja siis üllatus ühte Siiberi komponendist, mida mujal Euroopas sellisel kujul peaaegu ei leidugi. Okei, et seda müsteeriumi lahendama hakata, peame minema ajast tagasi. Ja ma mõtlen kaugele tagasi, lausa jääaja lõppu, et aru saada, kes elas Soome aladel enne, kui see Uurali keel sinna üldse jõudis. Vaadake seda ajajoont. See näitab midagi väga olulist. Soome ei olnud tühi maa. Tuhandeid ja tuhandeid aastaid enne Uurali keelte saabumist elasid seal Euroopa kütid korilased ja hiljem isegi indoeurooplased. Inimesed olid juba ammu olemas, aga nende keel, see on jäljetult kadunud. Ja nüüd jõuamegi selle mõistatuse tuumani. Kui inimesed olid Soomes juba ees, siis kust see täiesti teistsuule keel sinna järsku ilmus? Ja vastus, see muutis absoluutselt kõike, mida me arvasime end teadvat. See on $1 miljoni küsimus, eks ole? Ja vastus ei peitu Uurali mäedes, nagu pikalt arvati. Ei, see on palju kaugemal. See oli täielik teaduslik läbimurre. Iidsetest inimluudest saadud DNA näitas midagi täiesti šokeerivat. Uurali keelte geneetiline jälg ei vii mitte Uuralitesse, vaid Kirde-Siiberisse. See on piirkond, mis on lähemal Alaskale kui Soomele. See keel rändas sõna otseses mõttes üle terve kontinendi. Aga nüüd tuleb see kõige šokeerivam osa. Kuigi nad tõid kaasa täiesti uue keele, on nende Siiberi rändurite geneetiline panus tänapäeva soomlastesse kõigest umbes 10%. 10! See on ju uskumatult väike number, kui mõelda, millise muutuse nad kaasa tõid. Ja see ongi Uurali probleemi kõige suurem paradoks. Kujutage ette, väike grupp sisserändajaid saabub, aga kuidagi suudavad nad oma keele peale suruda palju suuremale kohalikule elanikkonnale. Kuidas see juhtus? No kõige levinum teooria on eliitdominants. Mõte on üsna lihtne. Siberi uustulnukatel võis olla midagi, mida kohalikel polnud. Näiteks paremad metallitöötlemise oskused või efektiivsem sotsiaalne korraldus. See andis neile ühiskonnas kõrge staatuse.
ja aja jooksul hakkasid kohalikud nende keelt üle võtma, sest kõik tahtsid olla osa sellest edukast eliidist. aga lugu ei lõpe siin. Pärast seda suurt keelevahetust hakkas Soome ainulaadset profiili kujundama veel üks väga oluline tegur – pikaajaline isolatsioon. Ja see tegi soomlastest geneetiliselt veelgi erilisema rahva. Kujutage ette tuhandeid aastaid, kus inimesed elasid väikestes üksteisest eraldatud külades. See tekitas nii-öelda geneetilise pudelikaela. Ainult väike osa algsest geenipagasist anti põlvest põlve edasi ja see on muidagi püsius, miks teatud haruldased pärilikud haigused on Soomes levinumad kui kusagil mujal maailmas. Okei, paneme nüüd kõik need puusletükid kokku. Meil on iidne Euroopa pärand, siis väike, aga väga mõjukas Siberi sisseränne ja lõpuks pikaajaline isolatsioon. Nende tükkidega saamegi lahendada selle mõistatuse, mille me loo alguses püstitasime. Vaatame neid sõnu uuesti. Tuli ja tüüs. Vesi ja viis. Käsi ja kees. Hoolimata nendest tohututest erinevustest on mõned iidsed tuumsõnad siiani ära tuntavad. Need on nagu kauged kajad sellest ühisest Siberi algkodust. Ja siin ongi see vastus. Soome ja eesti keele esivanemad läksid lahku suhteliselt hiljuti siinsamas Läänemere ääres. Aga ungarlaste esivanemad, nemad alustasid oma teekonda läände palju varem ja hoopis teisest Siiberi harust. Aeg ja tohutu vahemaa on lihtsalt oma töö teinud. Lõppkokkuvõttes esitab see Soome lugu meile kõigile ühe sügavama küsimuse. Mis meid siis tegelikult defineerib? Kas see on meie DNA, meie keel või on see hoopis need lood, mida me ise oma päritolu kohta räägime? Soomlaste puhul jutustab igaüks neist täiesti erinevat lugu, aga kokku moodustavad need ühe ainulaadse ja pääluva identiteedi. Ja see ongi kõige olulisem järeldus. Mida teie arvate?